Hello! See on see video, mida ma olen juba ammul pannud teha, aga ma ei ole teinud. Ja täna ma lihtsalt võtsin ennast kokku ja ma teen selle ära. Aga mis me siin ikka? Lähme kohe küsimuste juurde ja here we go. Esimene küsimus siis. Kuidas sa aru said, et sul on ATH? Mingi hetk oli TikTokis üldse sotsiaalmeedias nagu hästi nii-öelda kuum teema. Ja mida rohkem mulle neid videoid ette tuli, seda rohkem ma sain aru, et ma hakkasin mõtlema, et kuidagi väga naljakalt sarnased on need kõik sümptomid, mis seal kirjeldatakse. Ma kirjutasin endale üles päris palju sümptomeid, mis mul olid. Ja ma loen need ette ka. Minu sümptomid olid siis näiteks see, et kofeiin mõjub mulle vastupidiselt. Et see ei ole nagu kindel nagu ATH sümptom, sest ATH-katele võib ka kofeiin mõjuda nii nagu kofeiin mõjub, aga fakt on see, et kofeiin on ka stimulant. Et kogu aeg, kui mina kohvi jõin, ma võin kohe pärast kohvi joomist, ma võin siiamaani kohe pärast kohvi joomist magama minna. Et see kohv nagu pigem aitab mul rohkem keskenduda, ta rahustab mind ja ma kuidagi ei seostanud seda mitte kunagi sellega, et mul võib see võib olla ATH sümptom. Ei oska oma emotsioone kontrollida vahel. Kui miski mind trigerdab, siis ma võin väga kergelt hakata nutma. Selles mõttes, et ma hüsteeritsema nagu päris ei hakka, eriti kuskil nagu väljas olles. Aga kui siis just enda inimestega. Et ma võin kiiresti ärrituda millegi peale, aga ma pigem hoian seda nagu enda sees, aga lihtsalt, et ma ei oska seda kontrollida ise. Kui samal päeval on näiteks kõne või mingisugune appointment, siis ma ei suuda enne seda mitte midagi muud teha, kui nagu sellele mõelda või ennast nagu nii-öelda valmis panna. Et ma ei suuda mitte millelegi muule keskenduda, kui mul on mingi arsti aeg või mis iganes koosolek või asi sellel päeval. Ülemõtlemine ja üleseletamine. Jõuan jutu pointini läbi teiste juttude. Et see on see over-explaining. Kui ma hakkan midagi rääkima, siis mul tuleb sealt omakorda veel midagi meelde ja siis niimoodi see jutt nagu läheb nagu lõpmatusse, kuigi see tegelikult võiks olla nagu siuke, et ma jõuaks selle jutu pointini nagu palju kiiremini, kui ma praegu samamoodi. Vot, ma lihtsalt oleksin selle ära öelda ja oli kõik, aga ei, ma pean hakkama seletama. Palju hobisid ja sarijalgataja. Jah, mul on olnud väiksest saati nagu hästi palju huvisid mingite asjade osas. Et ma mäletan, et koolis ma käisin vahepeal kodutütardes, siis ma käisin vahepeal näiteringis. Ostsin endale jalgpalliputsat, sest ma olin nii kindel, et ma hakkan jalgpalli mängima. Praegu ma mingi aeg, ma mäletan, ma vahetasin telefoni ekraane sellepärast, et kui mul oli vanem iPhone ja seda oli nagu lihtsam teha, siis ma vaatasin mingit tutorialit, ma mõtlesin, et mina ei maksa 70 € iPhone'i ekraani vahetamise eest nagu. Ma tellisin eBayst endale ise iPhone'i ekraani ja ma vaatasin tutorialit, ma vahetasin ära ja siis järsku kõik teadsid, et ma vahetan, tahetsin mu juurde tulla. Ma olin nagu, et mingi hetk ma nagu viskas see üle, sest nagu sarijalgataja on ja ma viitsin seda teha ainult mingi teatud aeg. Ja siukseid hobisid, siukseid näiteid on nagu mega palju. Ma mõtlen, et ma leidsin oma teema ja siis quit. Ja see on tegelikult suht hirmutav mingis mõttes. Et ma pikalt kartsin, et kas maailmas ei olegi siis sellist asja, mida ma nagu tahakski lõpmatuseni teha. Aga see polegi nagu point, sa ei peagi midagi tegema lõpmatuseni. Et on okei niimoodi hüpata asjadelt asjadele, peaasi, et sa nagu proovid midagi. Et see ju ka tegelikult õpetab. Tahan puhtust, aga ma ei oska ja ei viitsi seda hoida. Et see on ka väiksest saati teema. Et vana hea, kui emme ütles kogu aeg, et mu tuba on nagu seapesa ja et ma elan kuskil laudas ja
nagu minu arust see on tegelikult isegi nii hull või nagu võib-olla ma ei näinud seda nii, ma ei tea. See tegelikult on teema. Kuna mu enda peas on kõik nii kaootiline, siis ma tahaks, et mu ümber oleks kõik hästi puhas, hästi minimalistlik, aga tihtipeale ma lihtsalt ei oska seda nagu hoida või seda saavutada. Et näiteks praegu siin, kus ma elan, mulle üldse ei meeldi siinsed nagu need tapeedid ja kõik see nagu, et kõik on kuidagi nii eri toonides, vahepeal lihtsalt ma olen nii overstimulated kõigest ja see ajab mind ka närvi, see loomamustriga tekk pluss need tapeedid ja ärge nüüd vaadake, palun. Aga jah, siuke asi võib ka mind ärritada päris kergesti. Kui ma kolin enda koju kunagi, siis ma tahan 100% mingit minimalistlikku kodu, kus on siuksed neutraalsed, ühevärvilised toonid. Jah, that's my dream. Kõrged ootused iseendale võrdub ärevus, võrdub läbipõlemine. Et see on nagu pidev selline, et ma pole piisav, ma ei tee piisavalt. Muidugi nüüd, kui ma käin psühholoogi juures, siis ma saan aru, et see ei ole tegelikult ka, et see ei ole ainult ATH probleem, vaid et see tuleneb mu enda lapsepõlvest, traumadest, kõigest sellest ka. Ja ma tegelen sellega, aga tihtipeale ikka nagu ATH-ga on ka see, et sa pead nagu, isegi kui sa ei tee midagi ja sa tunned, et sa oled selle puhkuse nagu välja teeninud, siis su peas ikkagi kogu aeg on see lause, et sa pead midagi tegema, et ära istu niisama, et sa ei tohi, et see on jumala, mis sa siis oled, et sa lõpeta ära, et hakka tegudele ja ma ei tea. Sealt omakorda tuleb ärevus, ärevusest sa kas hakkad tegema liiga palju või sa ei tee midagi. Ja kui sa teed liiga palju, siis sealt tuleb omakorda läbipõlemine. Ja ükskord on mul ka olnud läbipõlemist. Keskendumisraskused, obviously, mis on üks põhiasju, millega ATH-kad võitlevad. Et autoroolis näiteks vahepeal on jälle see ülestimuleeritus, et muusika on liiga vali, sa pead ju, nagu, kui sa sõidad, nagu, siis peavad põhimõtteliselt kõik meeled nagu töötama samal ajal ja see on nii haigelt väsitav, et ma isegi tegelikult mul on sõitmisärevus ka. Ma kardan linnas sõita, et maantee peal jälle hullu, maantee peal ma isegi nagu naudin, aga linnas eriti peab see tähelepanu olema nagu maks ja ma ei suuda seda. Et kõik see parem-vasak läheb mul sassi ja raamatu lugemisega samamoodi on keskendumisraskused, et ma loen, aga mul ei jõua see pähe kohale, mida ma loen ja siis ma pean mitu korda uuesti lugema ja siis ma lähen närvi, siis ma ei loe, et peas mul lihtsalt kogu aeg keegi ketrab midagi vahele, et ma ei suuda keskenduda sellele tekstile, mis mu ees on. Ja kui ma leian näiteks meeldiva tegevuse, siis ma võin seda teha järjest mitmeid tunde, unustades süüa või vetsus käia, et ma lükkan seda edasi alla, et kui ma nagu teengi midagi, mis mulle räigelt meeldib, mille ma olen leidnud, siis ma olen nagu, et ma teen veel selle ära ja siis ma lähen söön, sest kuna see on nagu minu jaoks nii eriline aeg, kui ma reaalselt tahan millelegi keskenduda, siis ma lükkan edasi seda, et äkki see nagu kaob ära, kui ma käin korraks söömas või midagi. Ja siis jah, ma lihtsalt teengi nagu tunde seda asja. Stimulatsiooni on vaja keskendumiseks vahepeal. Ehk siis mul on näha ka, ma kakun oma huuli. Eile mu nahk oli tegelikult täiesti puhas, täiesti punetuste vaba, aga mul oli jõudsalt vaja minna peegli ette ja ennast kakkuda lihtsalt. Ja ma teadvustan seda endale ja ma ikka teen. See on nagu kõige haigem. Ja see on üks asju, mida ma kõige rohkem vihkan nagu. Et ma lihtsalt kakun ennast ja näiteks kui ma magama hakkan jääma, siis ma kõigutan oma jalgu. Et nagu, kui ma tunnen, et kui ma mingile füüsilisele tegevusele keskendun või nagu teen midagi, siis ma suudan siis mul ei ole nii hullult need mõtted peas. Ja siis ma suudan näiteks paremini magama jääda, kui ma
kõigutan oma jalgu ja siuke naljakas asi. Ülestimuleeritus ja tundlikud meeled siis läbi selle, et vahepeal näiteks ma tunnen mingit lõhnu või mu maitsemeeled on tugevamad kui kellelgi teisel, et ma ütlen, et see on liiga mingi soolane või liiga magus või hapu ja siis kõik on, mis asja sa ajad, see ei ole üldse vaata. Kui ma olin noorem, siis ma ei suutnud näiteks, ma õppisin öösel, siis kui kõik magasid, sest kas või nagu mingi väiksem hääle või asi häiris mind, kui ma õppisin. Ja siis ma õppisin öösel. Ja autoroolis samamoodi, raadio, nagu muusika reaalselt vahepeal väsitab mind. Lükkan asju edasi, vana hea ja siuke kaootiline elustiil. Ma ei tea, ongi, et üks hetk siin, teine hetk seal, üks hetk teen seda, teine hetk teen toda, täiesti nagu ise ka ei saa aru, mida ma teha tahan. Väiksena oli mul ka hästi palju neid sümptomeid. Käe lutsutamine, see oli ka mingi stimuleeriv värk, et ma reaalselt lutsutasin oma kätt niimoodi kogu aeg. Uudishimu oli hästi suur, uudishimu on mul siiamaani hästi suur, nagu ma olen väga uudishimulik inimene. Kui mingit asja näiteks võetakse a la stalkimisena, mitte nagu niimoodi, et ma lähen ja jälitan kedagi uuesti, aga ma ei tea, kui on mingi teema internetis või midagi, siis mul on reaalne uudishimu selle vastu, mitte nagu see, et ma tahan näha, mis teiste nagu elus toimub, vaid ma pigem nagu tahan teada, kuidas nad mõtlevad ja nagu see nagu sellest tulenevalt. Kannatamatus, et kui ma midagi tahan, siis ma tahan kohe. Maailm tundus poole hullem, kui tegelikult oli ja see oli ilmselt mu enda kaootilisuse tõttu, et kuna mu peas oli kogu aeg siuke, kõik oli nagu kaootiline, siis sellest tulenes ka see, et maailma ümber tundus minu jaoks kaootiline. Koolis oli raske paigal olla, küsisin pidevalt välja, isegi kui mul ei olnud nagu, et kui ma ei tahtnud vetsu minna, siis ma lihtsalt küsisingi välja, ma jalutasin kooli peal paar tiiru, ma läksin tagasi klassi. Ja keskendumisraskused olid ka samamoodi, et pidin ka mingi jalgu kõigutama ja huuli kakkuma ja mis iganes tegema. Ja üle küsima asju, sest ma ei suutnud keskenduda lihtsalt. Hulljulge otsisin adrekat. Jep, et ma käisin hästi palju siis tiinekana öösel väljas ja sõbrannaga või sõpradega jooksime autode eest ära siis, sest me olime alaealised, me ei tohtinud enam sellel kellaajal väljas olla. Ja me ikka olime ja siis me nagu, see oli nagu siuke tekitas väga adrekat ja siis oli ka see, et hästi palju tahtsin kogu aeg uusi asju proovida. Et isegi kui see nagu hirmutas mind, siis see pigem tihtipeale oligi see hirm, mis mind juhtis. Ja siis muidugi see deprekas, mis mul oli, et mul oligi, kuna mu aju oli nii teistmoodi, siis mul oli tunne, et mitte keegi ei mõista mind, et ma olen nagu täiesti üksinda siin maailmas selline imelik ja pidasingi ennast nagu teistest nii erinevaks, et jah, kuigi see oli siis hoopis ATH. Et ma tegin tegelikult ka netis igasuguseid teste ja nagu sealt juba oli näha, et päris paljud asjad on mul olemas, need sümptomid. Et jah, pluss ma liitusin Eesti ATH liit Facebooki grupiga ja sealt ma sain ka hästi palju rohkem targemaks. Sain mingitele oma tunnetele ja käitumismustritele ja kõigele nagu kinnitust, et jah, soovitan ka sealt sellega liituda. Nii, edasised sammud ehk kust ja kuidas sa said diagnoosi. Kõigepealt oligi see, et nüüd aasta tagasi aprillis ma kuidagi olin nii madalas punktis jälle, ma ei saanud aru, miks, isegi ma otsisin abi peaasi.ee-st. Panin endale sinna aja selle nõustajaga siis. Temaga ma suhtlesin hästi palju. Rääkisin ka talle oma ATH kahtlusest. Ta nõustus minuga, et mul võib olla see, aga enne teada ei saa, kui psühhiaatri juurde pole aega pannud. Et just psühhiaatri juurde pöördutakse siis ATH-ga, mitte psühholoogi juurde, sellepärast et psühhiaater on see, kes saab ravimid välja kirjutada ja kes tegeleb nagu just selliste
teemadega. Ta aitas mul otsida, mis psühhiaatri võimalused on Võrus. Ja leidsin Jaansoni psühhiaatriakeskuse. Panin sinna aja ja äkki siuke paari kuu pärast oligi esimene visiit vaimse tervise õega. Ja ma kartsin seda, sellepärast et ma lugesin jällegi sealt ATH Liidu Facebooki grupist, et päris palju arvatakse tänapäeval seda, et see ATH on mingi moehaigus ja arstid arvavad ka seda, et hästi palju on niisugust tunnete tühistamist või et eemale tõukamist, et mida sa ajad, et sul ei ole seda, sa lihtsalt netist lugesid ja siis sa arvad, et sul on ju. Aga mul oli kõik super imeline. Ma tundsin kohe, et mind mõistetakse. Mu vaimse tervise õde on väga tore. Ma rääkisin talle kõik ära. Siis ma ei mäleta, kas ma sain esimesel konsultatsioonil või teisel testi. Tiivatest tehti mulle. Kui ma selle tiivatesti ära tegin, siis sealt oli juba välja lugeda see, et mul on ATH. Et seal tiivatestis olid ka sümptomid siis nii täiskasvanueas kui lapseeas ja ma pidin neid linnukesi sinna panema siis. Seal oli veel hästi palju mingit rääkimist ja kõike vahepeal. Sain diagnoosi. Jah, Jaansoni psühhiaatriakeskuses sain diagnoosi Võrus. Ja ma käin siiani seal. Miks vahetasid ravimit? Ma Instagramis mingi aeg rääkisin ravimi vahetamisest. Kui te tahate näha mu esimest ravimi kogemust, siis mu kanalil on see video täitsa olemas. Ja seal ma veits räägin ka rohkem sellest ATH-st vist, et kui ma käisin vaimse tervise õe juures veel ja värki. Mu esimene ravim oli siis Medikinet XL 10 milligrammi. Ja ma võtsin seda äkki mingi 6 aega, kuni ma tundsin, et see enam ei toimi. Ma võisin seda võtta, aga ma tundsin ikkagi nagu samamoodi ennast, et enam see nagu kuidagi ei vaigistanud mu mõtteid. Ja siis mulle kirjutati 20 milligrammi. Hakkasin seda võtma, mingi aeg töötas jälle. Vahepeal isegi tekitas ärevust vahepeal. Aga nagu see kuidagi nii erinevalt toimis see, et vahepeal üks päev ta toimis normaalselt. Teine päev ma võtsin siis nagu, kui see toime ära kadus peale lõunat, siis ma tundsin, et ma olen nii retsit väsinud, ma ei viitsi mitte midagi muud teha, ma tahan magada lihtsalt, aga ma ei saanud magada, sest see nagu veits ikkagi toimis veel ja see ei lasknud mul magada. Ja siis olid mul mingi aeg unehäired megalt, et ma ei saanud öösel magada. Ma eeldan, et see oli ka sellest ravimitest. Siis mingi aeg kirjutati mulle 20+20, kuna peale lõunat kadus mul see mõju ära, siis mulle öeldi, et hommikul oled 20 ja peale lõunat siis uuesti 20. Aga holy f***, mul oli tunne, et ma suren ära lihtsalt. See oli veits jõhker, et see, kuidas see mu tuju mõjutas ja mu nagu aju pani plahvatama, et mu pea reaalselt uugas. Ma ei taha seda küll enam kogeda. Ja ma ühe korra võtsin ja siis ma rohkem ei võtnud. Ja ma tegin nii, et ma ei tahtnud üldse võtta enam. Et need istusid mul seal, need tabletid mitu kuud kapi peal. Kuni siis nüüd hiljuti ma käisin uuesti. Vahepeal oli ka see, et mulle kirjutati välja Concerta 36 milligrammi. Ma ütlesin, et see 20+20 oli nagu no go. Ja siis ta ütles, et okei, et kirjutame sulle Concerta 36, sest see pidi päeva peale nagu paremini ja pikemalt nagu mõjuma. Siis ma mõtlesin, et palju see 36 erine nagu 40-st on ju. Ma lükkasin seda nagu ostmist edasi, et mulle kirjutati see retsept, aga ma ei kasutanud seda ära. Ja nüüd see kuu, kui ma rääkisin uuesti, siis, et okei, et ma võin proovida, siis nüüd tuli välja, et Concertal on tarneraskused ja ma ei saagi seda üldse.
ja nüüd mulle pandi siis Medikinet 20 milligrammi pluss peale lõunat siis 10 milligrammi. Mõlemad on XL-id. Ja nüüd ma praegu ei ole jõudnud veel seda 10 milligrammist välja osta, et neid 20-sid mul veel on. Point on ka selles, et kui ma võtan ATH ravimit, siis ma ei saa juua kohvi, sest kui ma võtan ATH ravimit pluss joon kohvi, siis ja mulle meeldib kohv. Mulle meeldib kohv rohkem kui võtta ATH ravimit. Oleneb olukorrast tegelikult. Ma pean lihtsalt ostma endale kofeiinivaba kohvi, that's all. See ongi see, et miks ma vahetasin ravimit. Et hästi kuidagi confusing oli vahepeal. Et vahepeal ta mõjus, toimis õigesti, siis ta jälle ei toiminud õigesti. Ja ma olen suht kindel, et see tegelikult oleneb ka, mis tsükliaeg mul on naisena. Et ma ei tea, palju seda on uuritud, aga tundub loogiline, et kui mul niigi on näiteks täpselt enne päevi ja päevade ajal nagu mingi meeleolu langused, siis see ATH rohi nagu võimendab seda, on ju. Et tundub loogiline minu jaoks. Ja et kui mul on siis nagu ovulatsioon vastupidiselt ja ma tahan nagu teha asju, siis see aitabki mul nagu keskenduda ja teha rohkem asju. Et naistena meie kehakeemia on ju ka igapäevaselt nii erinev. Et ma ei imesta, kui see ka mõjutab. Kuidas tuled toime ATH hetkedes? Kas emotsionaalsus on üks sümptomitest? Ausalt öeldes väga häiriv ja väga annoying on, kui need ATH hetked on. Et näiteks just see, et kui ma tahan teha arvutis mingit tööd, ja mul lihtsalt mõte hoopis kuskil mujal ja ma ei suuda nagu, ma teen mingi tähtsa asja lahti, ma kirjutan paar lauset või kui ma õpin, näiteks ma olen turunduslaboris, ma teen seal mingeid videoid, ma kuulan seda videot, aga samal ajal ma mingi, et kus mu telefon on, et võtan kätte kogu aeg ja isegi kui ma viin seal teisi tuppa, ma võtan mingit, ma ei tea, pliiatsit või asja ja lähebki nagu lappama lihtsalt see mõtlemine, et jah, see on häiriv, aga kuidas ma toime tulen? Panengi telefoni teise tuppa, kõik laud puhtaks või on see, et ma käisin nüüd viimati emaga töö juurde kaasa ja kui on see keskkonnavahetus, siis see ka aitab hästi palju, et võib-ollagi minna siis kohvikusse tööle või teha nagu mingeid tähtsaid asju kuskil mujal, mitte kodus, kus sul on kõik nagu, kus sul on see mugavustsoon. Lihtsalt nagu surun ennast või sunnin ennast vahepeal asju tegema. Seal lihtsalt tuleb sul toore jõuga läbi minna vahepeal, muud ei olegi. Kas emotsionaalsus on üks sümptomitest? Nagu ma ütlesin, siis seal esimeses küsimuses või sümptomid lugesin, siis ma ei oska oma emotsioone kontrollida vahel. See emotsionaalsus, seal võib olla taga nii palju põhjuseid, et kui näiteks teraapias ei käi, siis ma kindlasti soovitaks või psühholoogi juures, et see võib tulla ka mingitest traumadest või asjadest, millele sa ise ei oska nagu punkti panna ja mille keegi teine võiks aidata sul nagu avastada, spetsialist siis. Et ma olen nii palju avastusi teinud enda kohta ja õppinud enda kohta nii palju, kui ma hakkasin psühholoogi juures ka käima. See on lihtsalt crazy. Kui kellegi on psühholoogi vaja, siis Annika raamat. Aga mina ütleks, et on küll üks sümptomitest, jah. Kuigi see võib olla ka mingi muu asja sümptom. ATH-ga on raske elada. No pigem on. Oleneb päevast. Jällegi, kui mul on see päev, kus ma leian enda jaoks midagi, mida ma täiega tahan teha ja ma suudan sellele keskenduda niimoodi nagu mitu tundi järjest, et ma reaalselt tahan seda teha, siis see nagu pigem tuleb kasuks. Et hästi palju ju kirjutatakse ja räägitakse ka sellest, et ATH saab ka pöörata enda kasuks ja et see ei ole needus, vaid oleneb, kuidas sa võtad seda.
kui sa arvadki, et see nagu teeb su elu raskeks, siis ta ilmselt teebki, aga kui sa leiad viisi, kuidas see enda kasuks nagu tööle panna vajalikel hetkedel, siis see pigem teeb elu kergemaks, ma arvan. Ma olen ka kuulnud, et ATH-kad on ühed kõige parimad töötajad üldse, kui neil on õige töökeskkond, head kolleegid või lausa oledki nagu täitsa ise ettevõtja. Ma soovitan kindlasti lugeda mingisuguseid ATH raamatuid, ma ei oska nüüd täitsa ise nagu soovitada. Ma ei ole ise lugenud, aga ma olen näinud hästi palju nagu TikTok'e seal samas ATH grupis olnud. Jah, et ma soovitan kindlasti õppida rohkem selle ATH kohta, lugeda selle kohta ja panna see enda kasuks tööle. Et need olid siis praegused küsimused ja ma võin veel vastata. Kui tekkisid mingid küsimused, kirjuta alla kommentaaridesse, ma vastan. Ja jah, ma loodan, et nii mõnigi sai siit abi või inspiratsiooni. Ma arvan, et tasub meeles pidada seda, et ja mida mu psühholoog ka alati korrutab mulle, on see, et ATH ei ole haigus. Ja kui asi puudutabki ravimeid, siis samamoodi kui ATH ei ole haigus, siis sa ei pea võtma neid ravimeid iga päev. Vaid siis, kui sa tunned, et sul on vaja. Vot, siuke ütlus, quote siia lõppu, ma ei tea. Ja aitäh vaatamast ja näeme järgmises videos.